kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Ma olen ikka Signe. Aga nüüd on küll selline lugu, et tegelikult me ei ole ju kahekesi siin päris tükk aega olnud, et meil on omamoodi uus algus. Ega ei ole jah. Kord pole mind ja kord pole sind ja nii et nüüd vaatame, mis me siis täna teemaks võtame. Tegelikult me mõtlesime, et võib-olla räägiks täna sellest, et kas ainult mänguteraapiast piisab laste jaoks. Et ütleme, kui nüüd visata see küsimus õhku, Signe, siis mis sinu jaoks esimesena seostub sellega? Et kas mänguteraapiast ainult piisab? Jah. Et tund aega või 45 minutit olenevalt siis seansi pikkusest, et tund aega nädalas piisab lapse toetamiseks. Esimene mõte tuleb sellega pähe, et kindlasti ta toetab last, aga selle juures on hästi oluline kindlasti märkida, et see töö, mis me seal teraapiaruumis teeme, ei ole ainuke töö selle lapsega. Et mulle kohe tulevad pähe vanemad, kes on alati selles protsessis kaasas ja hästi palju toetavad seda protsessi. Kas või juba sellega, et nad on lapse jaoks abi üles otsinud. Kas või see, et nad iga päev toovad või korra nädalas siis toovad lapse sinna minu juurde või teise terapeudi juurde, see autosõit või see jalutuskäik sinna, kus juba kindlasti arutatakse natuke teistsuguseid asju. Ja hästi tihti on ka see, et kui laps on tulnud, siis tavaliselt on ju lasteaiast tulnud, et ka lasteaiaõpetajad näiteks küsivad teinekord nippe, mis tähendab, et ka juba on kaasatud sinna lasteasutused. Ja võib-olla see muutus, mis toetab kõige rohkem, tulebki siis omavahelisest koostööst, mis ei ole alati siukse koostöö sildi all või niimoodi eesmärgi pärastatud. Aga me ikkagi töötame üheskoos selle nimel, et lapsel oleks parem. Et see ei ole ainult on ju siis mänguteraapia, see mida mänguterapeut teeb, vaid siis kogu see keskkond vaikselt niimoodi toimetab on ju lapse heaolu nimel. Just. Aga nüüd, kui mõelda, et kas ainult teraapiast, et kui muu keskkond jääks kogu aeg samaks, siis mul ikkagi tekib tunne, et võib-olla ainult sellest ei piisa, et me pakume seda lahendust seal ühes ruumis korra nädalas. Mis sina arvad? Eks mu mõtted on sarnased sinule, et kui minult keegi niimoodi küsib, siis mul hakkavad ka peas käima igasugused erinevad, võib-olla näited oleks õigem öelda. Just hakkad mõtlema selle peale, et oleneb ju, kõik oleneb sellest, mis on lapse mure, kust see tuleb ja siis muidugi tuleb vaadata ka seda, mis üldse on mänguteraapia ka võimalik saavutada selles mõttes, et ega ikka ei ole niimoodi, et mänguteraapia on kõikvõimas. Et jah, mänguteraapia saab toetada lapse vaimset tervist, aga millega mulle tundub, et mänguterapeudid peavad tänapäeval või praegu päris tihti siin Eestis kokku puutuma, on just see, et mänguterapeudilt eeldatakse või oodatakse rohkemat, kui ta suudab pakkuda. Et kui meil on laste jaoks vaimse tervise teenuste kättesaadavus väga halb, aga meil on võimalik saada kätte mänguterapeut, siis kuidagi vahel oodatakse mänguterapeudilt, et ta katab ära kõikide teiste vaimse tervise eriala esindajate pädevused ka. Täpselt see, et sa mainisid, et lasteaiaõpetaja küsib näpunäiteid. Et siin on mul kohe küsimus, või mis mulle meenub, on lapsed, kes tulevad mänguteraapiasse sellepärast, et lasteaias märgatakse, lasteaia keskkonnas märgatakse, et on mingisugused murekohad, et kas on agressiivsust rohkem, üleminekut või tegevustesse on sageli keerulised. Jah, või mingisugused sellised asjad on ju ja siis antakse soovitus. Et siis nüüd ongi, et kui meil mänguterapeut on lasteaiaõpetaja olnud, või ka paralleelselt on, et siis tema ju võib lähtuvalt sellest, mida ta teab, mis lasteaiarühma ruumis toimub, missugused on sellised võib-olla võimalused seal lasteaiaruumis ja on tuttav ka selle lapsega, et siis tema ju iseenesest, miks ta ei võiks anda mingisuguseid näpunäiteid, mida rühmaruumi keskkonnas õpetaja teha võiks. Aga samas jällegi ei pea meie olema need, kes teavad õpetajate töö eripära selles osas, et õpetajate
noh, õpetajad peaksid nagu oma liistude juurde jääma oma töös, meie oma liistude juurde. Noh, muidugi otse loomulikult, kui mänguterapeut läheb tööle lasteaeda, siis ta saab kogu selle noh, võib-olla keskkonnaga seal tuttavaks ja sellega, mida tähendab see lasteaiaõpetaja töö, aga ma kujutan ette, et kui ma olen erakabinetis, mul ei ole olnud mingit kokkupuudet lasteaiaga, et siis noh, kuidas ma saan anda kaasa juhised õpetajale. Ja tihti mulle tundub, et seal ongi nii, et võib-olla see noh, ongi noh, nüüd ma muidugi väga üldistan, on ju, ja mõtlen mingisuguste selliste konkreetsete juhtumite peale, et ma kohe mõtlen ka selle peale, et tegelikult noh, tulebki ju alati uurida, et kust see probleem pärit on, millal see probleem ilmneb, mis toimus enne, mis toimus pärast seda, kui mingisugune noh, lapse käitumisilming avaldus. Ja kui tõesti on niimoodi, et noh, see on probleem, mis ilmneb ainult lasteaiaruumis, see ei ilmne kodus, see ei ilmne mitte kusagil mujal, et siis väga loogiline on mõelda, et me peame otsa vaatama noh, lasteaias seal rühmaruumis sellele, et mis siin on sellist, et laps ei tunne ennast hästi ja võib-olla isegi võib öelda, et turvaliselt. Et kui palju on neid näiteid, kus lapsevanemad võtavad lapsed ära lasteaiast, viivad nad mingisse teise lasteaeda või teise rühma ja probleemid kaovad. Et noh, võib-olla ongi, noh, mina ei tea, on ju, ma räägin jälle ühest juhtumist, lihtsalt konkreetsest juhtumist, see ei tähenda, et see igal pool nii on. Aga et näiteks, kui me räägime sellest, et laps lööb või on probleemid seal mingisuguste selliste, noh, tekivad konfliktide lahendamisega, et siis noh, mina kujutan ette, et õpetaja lasteaiaruumis peaks olema see, kes on kogu aeg jälgib, vaatab, kui ta näeb, et kuskil midagi noh, on toimumas, et siis ta noh, läheb ja proovib toetada selle probleemi lahenemist. Aga kui õpetaja ei ole, kõrvalõpetaja istub näiteks kuskil on ju arvutis ja sekkub ainult siis, kui on juba mingisugune selline tõsine probleem tekkinud, et siis noh, võibki olla nii, et keegi sealt noh, tunneb, et talle tehakse kogu aeg liiga, tema on see, kes tembeldatakse, eks ole, siis selleks noh, võib-olla pahaks lapseks või nii ja see laps ei hakkagi seal keskkonnas kuidagi teistmoodi käituma. Et alles siis, kui mõistetakse ka seda tema poolt ja tema seisukohta, et siis ju saame me lahendused ja siis ongi see küsimus, et kui nüüd see laps suunata mänguteraapiasse, mida mänguterapeut teha saab? Ta ei saa ka anda ju konkreetset juhist õpetajale, selles mõttes, et õpetaja, ütleme need noh, tööülesanded, see, mida ta peab, kuidas ta peab, on ju seal koha peal lastevahelisi konflikte lahendama, see ei ole ju mänguterapeudi ülesanne õpetajat õpetada, see ju tuleb sealt lasteaiakeskkonnast ja see peaks olema seal lahendatav ja noh, või siis on tõesti keskkonnast tingituna, et võib-olla lihtsalt noh, ongi mingisugused sellised keskkondlikud mõjutajad, ma ei tea, rühmaruum, seal mingisugused eripärad, noh, mille peale peab tähelepanu pöörama, et mänguterapeudi käed ju sellistes kohtades jäävad tihti lühikeseks. Ta saab seal väljaspool teraapiaruumi toetada last lihtsalt sellega, et kui lapse jaoks see lasteaiakeskkond on pingeline, siis ta saab tulla sinna mänguterapeudi juurde, seal no ütleme, tegeleda enda nendest oma stressiga ja oma nende selliste tugevate tunnetega, mis lasteaiaruumis võivad esile kerkida, aga meie ei muuda tema käitumist rühmaruumis veel eriti, kui seal keskkond ju ei muutu. Või noh, kuidas minu jutt nagu sinust tagasi kõlab? Noh, ma ütleks, et üldiselt on niimoodi kogemuse põhjal, et isegi kui rühmaruumis on mingisugused pinged, ega nad väga ei jõua sinna teraapiaruumi, sellepärast et seal on see keskkond on hästi rahulik, terapeut on ju toetav ja seal on mõnus mängida selles mõttes. Et need, eriti kui lapsed on ka väiksemad, siis need mured niimoodi, nad ei tule neid sinna lahti mängima hästi tihti tegelikult. Sest nad ei tee ju seda teadlikult. Täiskasvanu tuleb, tal on, noh, ütleme töö juures stress, ta tuleb, tal on see pikaajaline, ta võtab selle nii-öelda koju kaasa, sellega kaasneb igasuguseid erinevaid tundeid, mõtteid, analüüsi ja ta ühel hetkel võib-olla läheb teraapiasse, et teha mingid otsused, aga laps ju noh, kui ta läheb ka koju, ta läheb koju, seal on rahulik, ta võib-olla alguses lasteaiast minnes, noh, oma käitumise kõigega näitab välja, et tal on paha,
olnud seal päev otsa, hommikul ei taha minna lasteaeda, sellepärast et tal seal keskkonnas on paha, aga jah, tal ei toimu mingisuguseid selliseid, ma ei tea, analüütilisi on ju mõtteprotsesse sellega. Eriti väiksematel lastel, et sageli nad jah ei ilmne seal teraapiaruumis isegi, on täiesti arusaadav, et üks-ühele mängus, kus täiskasvanu on nii-öelda lapse poolt juhitud selles mängus, ei tulegi need probleemid sedasi esile ja ongi pahatihti niimoodi, et peangi ütlema ise ka vanematele, et selle keskkonna, kus laps nagu kõige rohkem viibib, tuleb pigem tegeleda. Ja nende näpunäidetega on ka tõesti sedasi, et võib-olla see esmane näpunäide tulebki välja nendest esimestest vestlustest, kui ma küsin, et aga mis juhtub enne ja kuidas seda olukorda lahendatakse. Ja võib-olla see ongi see näpunäide, et tegelikult oleks hästi hea, kui tehtaks enne selgeks, et milline see kaardistus on, et tehtakse kaardistus. Millal juhtub, mis enne seda, kas juhtub mingites sarnastes, pärast mingit, alati mingisugust kindlat asja on ju. Et need asjad ei juhtu lastega niisama juhuslikult, aga just seesama ka, mida me ju tegelikult mänguteraapias märkame, on erinevad mustrid. Erinevad mängud, mis korduvad, erinevad tegemised, mis korduvad, erinevad reaktsioonid korduvad ja sealt me saame juba hakata leidma seda, et mis sellel lapsel võib seda muret tekitada, aga see ongi sageli, et ta ei avaldu seal mänguteraapia ruumis, vaid just seal keskkonnas, kus laps peab olema koos teiste lastega, kus ta peab järgima hästi palju reegleid, kus võib-olla need reeglid on algul lapsele segased, kus üleminekud on keerulised. Et siis ongi see koht, kus peab ütlema, et kahjuks ei saa mänguteraapia aidata. Ta võib last toetada selles mõttes, et ta võibki pakkuda nädalas korra seda kohta, kus on lapsel hea ja turvaline, aga iseenesest ei pruugi laheneda mitte miski seal lasteaiakeskkonnas. Ma igaks juhuks mainin seda, et sa mainisid siin, et me jälgime neid teemasid ja tundeid ja selliseid asju mängus, et ma igaks juhuks ütlen, et meie eesmärk ei ole seda mängu kaudu kindlaks teha, mis last morjendab, aga lihtsalt me märkame näiteks seda, et ta tegeleb muutusi ja seda, et me näeme võib-olla seda, et ahah, ta tegeleb mingite suhete teemadega, on ju, aga see ei tähenda seda, et nüüd me saame öelda, et vot ta tegeleb lasteaias selle asjaga ja sellepärast ta siin mängib sellist asja. Me igaks juhuks lihtsalt. See on niisugune mängurütmi muutus või intensiivsuse muutus ja selliseid mustreid. Ja see on pigem ju meile, et me saaks hinnata seda teraapiaprotsessi ja selle toimimist. Jah, mul oli veel üks mõte, aga nüüd äkki läks see kaduma, kuna hakkasin nendest teemadest rääkima. Jah, et vahest on nende märksõnadega sedasi, et ise saad väga hästi aru, mida sa mõtled, aga kes väga kursis ei ole, siis tuleb lahti seletada, et et me mänge ei tõlgenda või meil ei ole sellist käsiraamatut, et see mäng tähendab ilmtingimata seda, et pigem ongi seal sihuke, mida mina tähele panen, ongi mängu intensiivsus on hästi sihuke tugev indikaator või see mingid kordused, mis mängudes on, aga see kordus ei tähenda seda, et ahaa, ta mängib, seesama kordus võib esineda väga erinevates mängudes. Jah, just. Mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et me räägime siin sellest keskkonnast, on ju, et tekib siis küsimus, et millal siis see probleem või see käitumine on selline, mille puhul see mänguteraapia saab aidata. Et ma mõtlesin, et tooks selle ka siia kiirelt sisse, et tegelikult see ongi siis, kui ütleme, et ongi seal, me näeme, et see käitumine ilmneb selles mõttes igal pool ja näiteks ta on tingitud sellest, et oletame, et laps on kogenud leina. Mitte iga laps, kes on kogenud leina, ei pea tulema mänguteraapiasse. Lein on loomulik protsess, mis tähendab seda, et kui see kulgeb selliste, kuidas öelda, raskete sümptomiteta. Niimoodi, et me tuleme sellega toime, sest ega see, kui laps on kurb, ei tähenda seda, et ta peab teraapiasse minema. Kurbus on leina loomulik protsess ja sellepärast ta ei pea käima teraapias, et ta seda tunneb. Aga kui on näha,
lapsel on selle leinaprotsessi käigus mingid raskused, mida me tihti näeme just käitumisest, kas ta tõmbub väga endasse või võib-olla just näiteks täpselt see agressiivsuse jood sagenevad pärast seda sündmust mingisugustes sellistes olukordades ja võib-olla, eks ole, mitmetes kohtades, et siis või keskkondades, kus laps viibib, et vot siis see on see koht, kus me saame lapsega midagi teha mänguteraapias, sest et me ei tegele käitumise muutmisega, vaid me tegeleme selle põhjusega seal taga. Et me toetame last selles leinaprotsessis ja vot seal ta saab selles mänguteraapia ruumis saab tegeleda enda tunnete, kogemustega, selle sündmuse mõtestamisega, mis tema elus on toimunud. Ja kui ta saab seal läbi selle toetust, et selles leinaprotsessis edasi minna, ta saab seal nende oma tunnetega tegeletud, siis suure tõenäosusega väheneb ka see sümptom ehk see käitumine siis väljaspool, et see on, vot see on see, mulle tundub, et võib-olla ongi raske mõista tavainimesel või inimesel tänavalt, kes ei ole mänguteraapiaga kokku puutnud, et kuidas mänguteraapia aitab, et me oleme väga nagu, mulle tundub, sellised käitumise põhised, et ja väga nagu direktiivselt eesmärgile suunatud, aga ma tahtsin kommenteerida, et lein ei pruugi tähendada ainult seda, et keegi sureb ära. Et leina kaotus. Etapid läbitakse erinevate kaotuste puhul. Et see võib olla kolimine või see võib olla ka eelneda mingile suurele elumuutusele, kus laps vajab võib-olla välistuge. No lihtsalt igasugused ju elumuutused. Et jah, mulle tundub, et tihti, muidugi käitumise järgi me näeme tihti seda, et midagi on muutunud täiskasvanul ka, me saame aru, et töökaaslane näiteks muidu on olnud rõõmsameelne ja selline alati väga suhtleja ja ühest hetkest, üks päev on natuke morn, aga kui nagu tundub, et kuidagi tõmbub eemale ja jääb väga mõtlikuks ja vahel näiteks ei tulegi tööle enam, et siis me ju saame aru, et midagi on juhtunud, et täpselt samamoodi on laste puhul. Aga jah, ja teine asi, need arengulised teemad, et mõista, et mis on arenguline, et see, kui laps 2-3-aastaselt kedagi lükkab, siis see ei tähenda, et ta peab mänguteraapiast tulema, mänguterapeut õpetab käituma, et seda meie ei tee, meie ei õpeta ja meie ei õpeta sotsiaalseid oskusi mänguteraapia ruumis. Ja ma tahtsingi tegelikult kohe siia mainida, et vahest ongi vaja lastele õpetada sotsiaalseid oskusi hoopis ja seda me tõesti mänguteraapia ruumis ei tee, et see on siis tõesti oskuste õpe ja see on direktiivne ja neid tuleb ka lastele õpetada samamoodi nagu siukseid turvaliste piiride seadmist ja hakkama saamist oma emotsioonidega, kui öeldakse ei, et need on kõik hoopis teised teemad, mida tegelikult õpetataksegi lasteaias põhiliselt. Aga samas mulle meenus nüüd see, et rääkides keskkonnast ja sellest, et kui lapsel seal lasteaiaruumi keskkonnas on raske, mis iganes põhjustel, näiteks me oleme siin mingeid teisi põhjuseid arutanud, aga ega lapse jaoks võib olla raske ka see, jälle tuleme muutuste juurde, kui rühmaruumis on palju muutusi, näiteks õpetaja kogu aeg vahetub või siis on konfliktid õpetajate vahel, kes lastega tegelevad, ega seda tajuvad ju lapsed ka. Ja mõned on tundlikumad kui teised, et tegelikult see ei tähenda seda, et mänguteraapia üldse nendes olukordades ei aitaks, sest et on ju suur vahe. Kas see mänguterapeut, kelle juures käib laps, on lasteaiast väljaspool või ta töötab lasteaias sees. Selles mõttes, et muidugi see ei pruugi olla, ütleme, et mitte nüüd nagu selle rühmaruumi ja selle rühmaruumi keskkonnaga seotud, aga lihtsalt näiteks, kui lapsel on raske kohaneda lasteaiaga ja kogu selle selle lasteaiakeskkonnaga kui sellisega. Et siis, kui näiteks laps saab käia lasteaias mänguteraapias, siis mõne lapse jaoks on see selline tugi, et see aitab tal paremini seal selles keskkonnas kohaneda ja toime tulla. Ta muudab lasteaiakeskkonna iseenesest lapsele turvalisemaks. Ja teine mõte, mis mul tuligi siia juurde, ongi see, et lapse elukogemus on ju nii väike, et need võõrad täiskasvanud, kellega laps kokku puutub, neid on ka üpris vähe. Arvestades, et laste eluiga on lihtsalt nii lühike olnud, et ka toetab see kogemus, mis laps saab teinekord selle teise turvalise täiskasvanu juures, mis aitab laiendada tema seda mõistmist, et maailmas on igasuguseid inimesi, kuigi nad tõesti ei mõtestada selles vanuses ja just. Aga see on kogemus ja, et ta tunnetab seda, et ta võib tunda ennast turvaliselt võõras kohas, et ma ei tea, et
ma märkan laste puhul ise selliseid asju, et kuidas nad saadavad mind pilguga, kui liiva maha läheb või kui asjad on sassis ärevus tekib, hirm. Või midagi katki läheb mängu käigus. Kas ma saan pahandada? Just. Ja kui ma toetan seda last, et võõras tädi ei pahandagi sellepärast, et nii juhtus, et et ma sain aru, et see juhtus kogemata, see läks mängu käigus, seda liiva lendab sellepärast, et hoog on nii suur. Ja et nad ei saa selle eest pahandada või et need reeglid ei ole seal meie mängutoas sellised karmid või et mäng on vaba seal toas. Et see kogemus iseenesest juba lastele annab sellist enesekindlust ja sellist usku endasse, et nad võivad loovalt ja vabalt mängida ja see ei muuda neid kuidagi ebaõnnestunuks või teistest halvemaks, et see ka tugevdab seda laste eneseusku, enesekindlust ja eneseteadlikkust selles mõttes. Nüüd mul on teine mõte kohe, me oleme siin lasteaia keskseks jäänud hästi palju, et minu mõtetes on veel, ütleme selline keskkonnast tingitud laste stressi teema ja need on minu jaoks, ütleme selles mõttes nagu kodused pinged või pinged vanemate vahel nende suhetes, näiteks lahutused sinna, üldistan või nimetan neid nagu lahutuse vahele jäänud lasteks, on ju, kus need lahutused ei toimu niimoodi rahumeelselt, vaid väga suurte selliste võib-olla tülide ja pingetega ja tihti need lapsed jäävad seal vahele, ma võiks isegi öelda, et kannatavad veel kõige rohkem. Et vot nüüd on see küsimus, et kuidas sina sellele vastaksid, et kas ja kuidas seal mänguteraapia saab toetada? Et kui kodu on väga pingeline. Ja. Või siis näiteks vanemad on ju, selles mõttes ikkagi üldistame kodu. Ja. Et ega ta ongi see üks koht seal nädalas, kus laps saab oma pinged maha laadida. Võib-olla on see koht, kus ta ei pea otseselt pooli valima, kui laps on pandud sellisesse positsiooni, kus ta peab pooli valima. Ta ei pea üldse oma arvamust avaldama seal, et kuna ta on mitte direktiivne see mänguteraapia, on see ka võimalus mitte tegeleda üleüldse selle teemaga, kui laps ei taha, et ta võib sellest välja astuda seal teraapiaruumis. Ja olla tund aega lihtsalt tavaline laps. Ilma, et ta peaks muretsema, kartma. Võib-olla mõnele lapsele ongi tarvis seda, selles mõttes niimoodi, meelde tuletada, et ta võib seda teha, et see protsess sinna meelde tuletamiseni, kui saab seda niimoodi nimetada, võib teinekord päris pikk olla, et laps saaks jälle tunda, et ta võibki olla laps, et ta ei pea olema valvas näiteks olukordade selles osas, kuidas ta nagu käitub. Et ta võib öelda halvasti mulle seal, et ta, selles mõttes meil ju teraapias võib öelda halvasti, et see ei ole kuidagi suunatud terapeudi pihta. Ja meil on omad meetodid, kuidas sellele vastata. See ei tähenda seda, et me laseme ennast nii-öelda mutta tampida, et see juba on meie spetsiifika. Jah, aga et ta võibki nagu hirmu tundmata seal näidata, mis tema sees toimub. Sõnastan siis selle niimoodi, et kui ta ütleb teinekord, kui lapsed käituvad või ütlevad teraapiatoas midagi sellist, mida võib-olla väljaspool ei või öelda. Aga just see, et ta saab seal ennast tunda, see tund aega tavalise lapsena. Ja võt see on jälle see sama asi, et see on hea mõelda nagu läbi nende näidete, et kui lapse jaoks olukord väljaspool seda teraapiaruumi, vanemate vaheliste suhete tõttu näiteks on niivõrd pingeline ja raske, et siis tegelikult on ju ebarealistlik oodata, et see tund aega nädalas temalt selle pinge ära võtab, kuidas ta saakski võtta. Meil ei ole ükski meie seast inimestest, täiskasvanud inimestest ei ole selles mõttes pingete ja stressi suhtes immuunne. Et seal on tõesti see, et kui keskkond ei muutu ju ka tegelikult lapse see vaimne seisund, et me saame seal lihtsalt oma selle pisku mänguteraapiaga tulla, pakkuda talle sinna lihtsalt tasakaaluks kõrvale sellise toetuse, aga reaalselt ju me ei muuda, kui keskkond seal ei muutu. Ja seal ongi, tulevad võib-olla appi, ma ei tea, võib-olla lapsel tänu sellele on kergem tekkima ka depressioon ja võib-olla isegi ravimitega appi tulema. Arstid peavad appi tulema, see ei ole juba meie pädevus. Jaa, see kindlasti peab olema, kui väga keeruline olukord, siis ongi see, et mänguteraapial, nagu sa kõige alguses mainisid, et see ei kuulu meie pädevusse. Ja et seal tulevad appi teised spetsialistid ja
väga keerulistes olukordades võib-olla laps vajabki lisaks mänguteraapiale ka psühholoogi tuge või mingit teist tuge kõrvale, et see mänguteraapia, nagu sa ütlesid ka alguses, ei ole kõikvõimas, et meil on omad piirid ja ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et me teame, kus need piirid on ja me saame selle raames toimetada, nagu lapski teab, kus on need tema turvalised piirid, mis võimaldab siis tal seda iseenda maailma kõige paremini avastada. Mis meil veel on keskkondi, mis sul pähe tuleb, et kui me räägime sellest, et kas sellest piisab? Ma arvan, et võib-olla nagu nende klientide oleneb lapse vanusest. Ma mõtlengi, et mul käivad üldiselt siuksed pisemad lapsed ja nende keskkonnad on ikkagi piiratud selles mõttes, et koolis nad mul üldiselt tavaliselt veel ei käi, kes minu juurde jõuavad. Väga vähesed käivad koolis, aga kool on natuke sarnane ikkagi. Ja nagu lasteaed, nagu see idee on ju sama, et võib-olla ainus vahe on see, et ütleme, meil lasteaed ei ole kohustuslik, et mõned vanemad, kes näevad, et lapsele lasteaia keskkond ei sobi, jätavad ta koju, kui neil on võimalus ja kooli minnes juba on võib-olla laps piisavalt küps, et ta nagu saab seal keskkonnas hakkama, et seal on vähemalt see võimalus. Koolis väga seda võimalust ei ole ja koolis tulevad juba teised mured. Eelmine podcast Katriniga, kuulake teismelistega mänguteraapiat ja neid põhjusi, miks nemad jõuavad teraapiasse. Sest ega seal on samamoodi ju kodutaustad, otse loomulikult ka mingid traumataustad, need ongi, ka Lein on ju võib-olla trauma, või kellegi kaotus, et kõik need sellised traumaatilised sündmused võivad olla need, mille puhul laps võib mänguteraapiast abi saada, aga siin on kindlasti see, et tõesti, et me ei ole, eks ole, traumaterapeudid, mis tähendab seda, et jälle peavad teised spetsialistid võib-olla seal ka toetusena abiks olema, et selliste võib-olla raskemate olukordade puhul ainult mänguteraapiast jääb väheseks, et seda on ka teaduslikult uuritud ja leitud seda, et nii see on. Tead, kui ma mõtlengi nende keskkondade peale siis ja oma kogemuse peale, siis ma ikkagi pean ütlema, ma päris tihti näen lapsi, kes tulevad muredega minu poole. Vanemad tulevad. Vanemad tulevad. Hakkasin mõtlen. Jaa, vanemad tulevad. Igaks juhuks täpsustame, et vanemad tulevad siiski muredega minu poole ja siis ma näen seda last, ta käib minu juures mõnda aega ja ma ei näe neid muresid, mis avalduvad näiteks lasteaias ja ma ei taha kellelegi liiga teha, aga mulle tundub, et hästi tihti on lihtsalt see, et kui lapse poole, mida öelda õigesti, aga kuidagi temast lähtuvalt pöörduda, kui temaga tegeleda temast lähtuvalt, siis justkui neid muresid ei ole. Sa mõtled, eks ole, mitte, et mänguterapeut tegeleb, aga ütleme, et kui pere on ju ja täiskasvanud. Jah, näiteks kui see probleem avaldub lasteaias, ma rääkisin väga krüptiliselt vist, kui probleem avaldub lasteaias selles mõttes, siis ma näengi seda, et võib-olla see murekoht ongi pigem selles, et kuidas sa lapsega tegeled, kuidas sa tema poole pöördud, kuidas sa teda ära kuulad, kui selles, et lapses on see mure või lapses on midagi valesti või laps peaks käima teraapias, et midagi temas muutuks. Kas ta on häbelik, kas ta on impulsiivne, kas ta on kärsitu, ta ei püsi tegevustes. Ma ei saa terapeudina seal väga palju teha, sest et ma üldiselt saavutan lastega üpris kiiresti kontakti juba esimesel seansil tavaliselt. Minu juures nad ei ole kärsitud, impulsiivsed, nad ei kipu seal lööma. Et tuleb just selle keskkonnaga tegeleda, kus need probleemid avalduvad, et ma tihti ei näe probleemi lapses, vaid ma näen probleemi keskkonnas. Jah, ja tegelikult ütleme, ma siin tulen lihtsalt kuulates sind, sa ütled, et ta ei löö, on ju, ja nii edasi, et ongi ka see, mis avaldub reaalselt üks-ühele. Töös täiskasvanu lapse vahel midagi see muud, mis toimub rühmaruumis ja tegelikult, kui me räägime jälle sotsiaalsetest oskustest, nende arengu toetamisest, emotsionaalse regulatsiooni arengu toetamisest, on ju, siis laps veedab ju seal rühmaruumis või kodus niivõrd palju rohkem aega ja eriti rühmaruumis teiste laste seas grupis. Vot seal tuleb tegelikult ju sotsiaalseid oskusi nii-öelda õpetada või tegelikult toetada nende arengut, see oleks võib-olla mulle meeldis rohkem nii-öelda. Ise olnud lasteaiaõpetaja, siis ma täiesti saan aru, et üks-ühele töös
need asjad ei avaldugi. No muidugi mänguteraapias nad ei peagi selleks, et nad toime oleks. Ja ma mõtlengi täitsa üleüldiselt ka, et üks-ühele töös lastel ei avaldugi need asjad ja ma saan täiesti aru, et rühmaruumis on lapsed hoopis teistsugused, kui nad on üks-ühele töös. Mis tähendab, et see probleem ongi seal rühmaruumis kuskil. See ei tähenda, et õpetaja teeb midagi valesti, aga võib-olla on see keskkond lapse jaoks lärmakas, võib-olla ta tunnetab seal hoopis teist viisi seda ohtu teiste laste poolt, mis ei tähenda, et teised lapsed oleksid kuidagi ohtlikud, aga no näiteks enda piirid tal võivad olla palju laiemad, kui ta seal rühmaruumis saab kehtestada neid. Ja kui keegi nendest üle astub, avaldubki tema impulsiivsus. Ta tahab oma võib-olla mänguasju kaitsta ja siis ta ründabki esimesena. Aga ma tahangi öelda, et need avalduvad seal rühmaruumis, et kõigepealt tulekski seal rühmaruumis need kaardistada ja siis vaadata, kuidas seda last toetada seal rühmaruumis. Mul paraku ei ole mänguterapeudina seal oma toas võimalik neid asju lahendada. Et see ongi see, et mis ongi nagu... Ja meie ei ole ka need, kes annavad lasteaiale selliseid juhiseid. Me ei saagi anda, sest ma ei ole neid olukordi näinud, mis tähendabki seda, et ainus juhis, mida ma saan öelda, on aga kaardistage see olukord ja siis tegelikult hakkate te nägema neid lahendusi. Et jälle mul läks mingi mõte läks ära. Ma tahtsin öelda seda, et nagu minu jaoks üks mänguteraapia põhituum on see, et kuidagi nagu, et me ei otsi nagu süüdlasi, vaid me lihtsalt oleme nendes olukordades ja proovime näha, et kuidas nendest olukordadest läbi minna. Mis mõjutavad ja et ega selle meie tänase jutu mõte polnud ka see, et keskkond on süüdi või keskkond on halb, kus lapsed viibivad, aga sageli saab selles keskkonnas endas palju rohkem ära teha, kui me arvame. Ja just ma mõtlen seda, ma segan siin vahel, et aga ma mõtlen just seda, et ongi nii, et noh, ma ei leia nüüd õigeid sõnu, aga et selle asemel, et otsida süüdlast, noh ütleme ka seal keskkonnas on ju, on parem mõelda, et mida me teha saame. Mida me teha saame? Mis siin on, sest kas me saame midagi on ju selleks, et seda last toetada ja aidata. Et kui me otsime ainult süüdlast ja süüdlaseks on laps, noh siis me jäämegi teda nii-öelda parandama, on ju. Aga paratamatult laps peab nendes keskkondades olema ja mis me saame teha. Ja kui on mingid asjad, mida me ei saa muuta, no siis me peame minema sellelt pinnalt edasi ja vaatama, mis me siis saame teha. Ja võib-olla siia lõppu, kui me hakkame lõpetama, et ka see mõte, et lapsed on väikesed, neil ei ole veel täiskasvanu välja arenenud aju, et sellega peab arvestama, et mulle kohati lihtsalt tundub, et me ootame nendelt väikestelt inimestelt, et nad oleksid palju küpsemad, kui nad on ja ma näen seda sageli selliste laste puhul, kes on verbaalselt väga tugevad, kellel on väga hea fantaasia, kes võib-olla tegelevadki hästi palju juba enda tasemel mingisuguste olukordade analüüsimisega, et siis nad tunduvad lihtsalt enda vanusest vanemad, aga nad paraku ei ole vanemad, kui nende vanus on. Ja tead, ma toon sisse vaata, kuna mulle tundub, et sa rohkem räägid lasteaiaealistest või väiksematest, et siis tegelikult lihtsalt siia lõpetuseks ütleks, et sama asi on ka teismelistega ja noortega. Ma tahtsin just öelda, et ma küll mõtlesin neid, aga tegelikult see kehtib ju... Jah, kõigi puhul just sellepärast, et samamoodi see, et meil on teismeline, kes on võib-olla näeb välja juba nagu täiskasvanu, räägib, käitub või võib-olla ei käitu, aga räägib ja on verbaalselt võimeline ennast väga hästi väljendama, siis see ei tähenda seda, et ta oskab ja teab ja tema aju oleks võimeline kõigeks selleks, mis meie oma on. Et tegelikult olenemata sellest vanusest ja east. Meil on veel midagi, mis nagu just selle teemaga nii, et tundub, et on rääkimata. Tegelikult on väga hea, kui on rääkimata, tuleb pärast meelde. See tähendab, et siis meil on järgmistel kordadel mingeid teemasid, mida arutada. Aga kas on midagi sul näiteks, mis on niimoodi kuskil? Vist ei ole, et vist ongi see mõte, et tegelikult on see mõte käinud läbi natuke sotsiaalmeediast ka viimasel ajal, et me kõik saame teha midagi selle jaoks, et meil noortel ja lastel oleks vähem vaimse tervise probleeme. Ja selleks peakski olema see keskkond võib-olla tsipa toetama, võib-olla märkame rohkem, mis nende laste mured on ja ärme oota, et nad oleks valmis, et nende sotsiaalsed oskused oleks valmis. Isegi ma mõtlen, et kui ma peaksin ajama arengupsühholoogias näpuga järge, see ei tähenda seda, et
5-aastane laps jah. oskab täpselt seda, mida raamatus kirjas on. Et laseme neil olla lapsed ja toetame ja õpetame, et see, mida nad veel ei oska, ei ole nende puudus ja viga, millega võib-olla iga kord teraapiasse saada, aga see on puuduv oskus, mida saabki seal keskkonnas võib-olla arendada, et see on nagu võimalus pigem last toetada ja see on nagu see lasteaias on see projektõpe, et võib-olla saab mõnest oskusest õppimisest kujundadagi selle projektõppe, mis kestabki võib-olla terve aasta mõnes rühmas. Ja ärme vaatame neid läbi selle, mida me arvame, et nad peaks olema, vaid vaatame neid läbi selle, kes nad on, mis nad on ja kus nad on praegu. Just, kus nad on praegu. Ja siis, ja ma võtan seda ka, et võtame selle kõige suurema mure selle pärast ära, et äkki nad ei jõuagi sinna, kuhu nad meie arvates peaksid jõudma. Et küll jõuavad. Ja jõuavad sinna, kus on õige koht, kuhu jõuda. Kuule, aga tõmbame siis otsad kokku, on ju. Täname, kes meid siis lõpuni kuulas ja andke meile ikka teemade osas ideid ja mõtteid, mida te tahaksite kuulda, et siis meie proovime siin jälle varsti teie juures tagasi olla. Nii et, ja kui me ise ei oska, küll me siis leiame kellegi, kes oskab vastata. Kes oskab rääkida või vastata. Aga aitäh teile kuulamast ja järgmiste kohtumisteni. Tšau!